Parlamentarism ja selle kujunemine Inglismaal. Parlament jagunes 14. sajandil kaheks, ülemkojaks ning alamkojaks. Parlamentarismi roll olulises Inglismaal oli tohutu. See periood tegas mitmeid olulisi sündmusi, näiteks Magna Carta allkirjastamine, mis piiras kuningavõimu ja andis rohkem õigusid rahvale. Parlamentarism tagas ka valitsusele vastutuse ja läbipaistvust ning aitas vältida võimu kuritarvitamist. See võimaldas tagada kodaniku õiguste ja vabaduste austamist ning kodanikul osaleda poliitilistes otsustusprotsessides. Näiteks Inglise kodusõda tugevdas parlamentarismi põhimõtteid ning viis lõpuks konstitutsionaalse monarhiani. See kõik oli oluline samm demokraatliku valitsemise suunas Inglismaal. Seadusandlik võim kuulus parlamendile, täidesaatev võim kuningale ning kohtuvõim kohtule. Võim oli päritav. 18. sajandil kuninganna Anne'i ajal kujunes välja kaheparteisüsteem, milleks olid toorid ning viigid. 1484. aastast tuli Inglismaa troonile minu suguvõsa, võimukas Tudorite dünastia. Kõik sai alguse Henry 6. vennapojast, Henry Tudorist, kes võitis rooside sõjas Richard 3. ja võttis üle tema koha troonil juba Henry 7. Meie suguvõsa on kogu aeg austanud parlamendi õigust kehtestada makse ja selle alamkodagi toetas meie poliitikat. Mina olin 1558. aastast Tudorite dünastia 5. ja viimane valitseja, Elizabeth I. Mind kutsuti ka Neitsi kuningannaks, sest ma ei abiellunud kunagi. Minu valitsemisaega tuntakse peamiselt inglise draama poolest, mille kuulsaimaks esindajaks oli William Shakespeare. Sel ajal sai Inglismaast võimas mere- ja koloniaalriik. Samuti kujunes välja lõplikult minu isa Henry 8. poolt rajatud Anglikaani kirik, mis oli õpetuse laadilt protestantlik, kuid muidu katoliiklik kirik. 1603. aastast pärandasin oma surma korral enda võimu kaugele sugulasele, Šotimaa kuningale James 6., kes pooldas samuti Anglikaani kirikut ja selle järgi ka toimetas. Saades Inglismaa ja Iirimaa troonile, sai ta James I. ning nimetas valitsetavat ala Suurbritanniaks, kuigi ametlikult liideti Šotimaa Inglismaaga hiljem. Nii tuligi hoopis Stuartite dünastia 1603. aastast troonile. Mina, Charles I, jätkan oma isa James I alustatud absolutism-taotluslikku poliitikat ja püüan parlamendi mõju igati vähendada. 1629. aastal saadan ma parlamendi laiali ning uuesti kutsun ma parlamendi kokku 1640. aastal, et saada raha Šoti messu mahasurumiseks. See parlament püsis koos 12 aastat ning seda kutsuti pikaks parlamendiks. Mina olen Oliver Cromwell ja nagu te teate, siis 1642. aastal algas Inglismaal kodusõda. Mina olin parlamendi poolel. Meid kutsuti ka ümarpeadeks meie soengu tõttu, mis oli lühike. Minu ratsavägi saavutas edu. Kuidas, te küsite? Usuline vaimustus, hea relvastus ja tugev distsipliin. 1648. aastal, õigemini detsembris, ma saatsin parlamendi laiali. Mitte täielikult, alamkoda säilis, sinna jäid äärmuspuritaanid ehk siis independid, minu rahvas. 1649. aastal kuulutasin ma välja Inglismaa vabariigi. Siis oli kahjuks parlamendil ainult esinduslik roll. 1653. aastal andsin ma endale diktaatorlikud volitused ja minust sai eluaegne Lord Protector. Mina väga hindasin kasinust. Ma arvan, et inimesed peavad olema viisakad ja korralikud. Te küsite, kas tantsida võib või teatris käia? Ei, see on patt.
minu meelest on õukonnakombed väga olulised. Peale minu surma algas restauratsiooniperiood ja siis kahjuks kuningate võim taastati. Aga see on algus parlamentaarseks monarhiaks, nagu me tänapäeval seda teame.